Tere ja tere tulemast tagasi taas siia Infoturbe kööginurka, täna juba 15. korda. Ja millest siis sel korral juttu tuleb? Räägime pisut kõrgetest USA valitsusametnikest jälle, siis räägime süvapettustest ehk deepfake'idest. Mis juhtub siis, kui sul ei ole intsidendi puhul käitumise plaani, soovitus personalijuhtidele ja personalispetsialistidele värbajatele ning üks uudis ühelt Saksamaa õlletootjalt. Alustame aga mitte kurioosselt, aga positiivselt. Siit samast Eestist uudis, nimelt möödunud nädalal toimus Tallinnas Locked Shields küberkaitseõppus ja see toimus samuti juba siis 15. korda. Rahvusvaheline üritus tõi kokku ligi 4000 kübereksperti 41 erinevast riigist. Õppuse korraldas siis Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö keskus ja Eesti osalemist sellel koordineeris siis Riigi Infosüsteemi Amet. Osalejad olid jagatud 17 rahvusvahelisse meeskonda ja nende ülesanne oli siis kaitsta selleks õppuseks spetsiaalselt loodud, aga päris elule vastavaid IT-süsteeme ja kriitilise taristu komponente, näiteks 5G-võrgud ja elektrivõrgud. Reeglina sellised õppused panevad meeskonnad üsna pingelisse olukorda. Nad pidid tõrjuma siis selliseid mahukaid ründeid ja lisaks sellele pidid tegelema ka kunstliku poliitilise survega, valeinfo levikuga ja erinevate kriitiliste süsteemide töökatkestustega. Locked Shields ise on oma ulatuselt ja oma olemuselt üsna unikaalne õppus, toimub kord aastas ja omavahel teevad siis selle õppuse käigus koostööd nii riikide küberüksused kui ka siis ülikoolid, teadusasutused, erinevad rahvusvahelised organisatsioonid ja ka erinevad eraettevõtted või siis nii-öelda tööstuspartnerid, kes toovad siis õppusele kaasa sellised spetsiaalsed süsteemid ja tipptehnoloogia kogu maailmast. Aga nüüd hüppame üle ookeani Ameerikasse ja paar uudist siis USA tippametnikelt. Esmalt räägime Tulsi Gabbardi paroolihügieenist. Kes on Tulsi Gabbard, küsite? Väga hea küsimus. Tulsi Gabbard on sellise organisatsiooni nagu ODNI juht, tähendab see siis Office of Director of National Intelligence, ehk siis lihtsustatuna tegemist on USA luurepealikuga ja kes ise allub otse presidendile. Ja eelmine nädal ujus siis tema kapist välja üks luukere, nimelt tuvastasid ajakirjanikud ja uurijad sellistest firmadest nagu District 4 Labs ja Constella Intelligence, et Tulsi on kasutanud minevikus oma mitmete online-kontode puhul, näiteks Gmail, Dropbox, LinkedIn ja muud sellised, aastaid ühte ja sama kergesti arvatavat parooli. Ja ta kasutas seda ka siis, kui ta oli juba USA kongressi liige, mis paneb muidugi kergelt kulmu kergitama ja küsima, et kas selline paroolihügieen on võib-olla kandunud üle ka tema töökeskkonda. Proua Gabbardi pressiesindaja sõnul muidugi on tegemist pastakast imetud looga, et need paroolilekked on aastate tagused ning paroole on vahetatud korduvalt juba sellest ajast saadik. Siiski õhku jääb küsimus, et parool on küll vahetatud, kuid kas jätkuvalt kasutatakse seda ühte sama parooli, mida on vahetatud? See küsimus ilmselt hetkel jääbki õhku. USA tippametnikega jätkame. 9. Infoturbe nädala kokkuvõttes rääkisin sellest, kuidas USA tippametnikud kasutasid sellist sõnumivahetusäppi nagu Signal ühe ülisalajase Jeemeni rünnaku koordineerimiseks. Aga vähe sellest, nüüd selgus, et ametnikud kasutasid ametliku Signali rakenduse asemel hoopis rakenduse klooni, millel tegelikult puuduvad üldse sellised Signali poolt pakutavad või lubatud
turbegarantiid. Nimelt eelmine nädal tegid fotograafid, ajakirjanikud pildi Mike Waltzist, kes veel hiljuti oli siis president Trumpi julgeolekunõunik. Sellel hetkel, kui ta kasutas siis oma telefoni selleks, et sõnumeid vahetada. Ja loomulikult sellest foto siis zoomiti sisse ja fotolt loeti välja, et ametliku Signal äpi asemel kasutas mees hoopis sellist äppi nagu TM Signal ehk siis TMSGNL ja selle äpi tootja on selline Iisraeli firma nagu Telemessage ja tegeleb see firma siis spetsiifiliselt just nimelt tuntud sõnumirakenduste kloonimisega, lisades sinna siis arhiveerimisfunktsiooni sõnumite talletamiseks. Iseenesest väga selline positiivne ja hea funktsioon, hea lisa, aga negatiivne on see, et möödunud nädala jooksul niipea kui selgus, et USA ametnikud seda Telemessage'i poolt loodud rakendust kasutavad, häkiti Telemessage 2 korda ära ning tagatipuks pani siis Telemessage oma teenuse määramata ajaks ka üldse kinni. Esimese häkkimise avaldas selline infoturbe väljaanne nagu 404 Meedia, kellega siis võttis ühendust üks tundmatuks jääda sooviv häkker ning teavitas, et on sellest samast Telemessage'i arhiividest saanud kätte andmed, mis on seotud muuhulgas ka siis näiteks USA tolli- ja piiriametiga, selliste finantsasutustega nagu Coinbase ja mõned veel. Ja see data, mis siis kätte saadi, sisaldab sõnumeid, inimeste nimesid, kontaktandmeid, muuhulgas ka siis ligipääsuandmeid selle samase Telemessage'i haldusplatvormile ja nii edasi. Häkkeri sõnul kulus tal protsessis kõigest 15–20 minutit ning selle aja jooksul haaras ta kaasa siis vaid osa andmetest, millele tal tegelikult ligipääs oli. Teine häkker aga esitas oma teo kohta usaldusväärseid tõendeid sellisele meediaväljaandele nagu NBC News ja sai ta siis ligipääsu Telemessage'i arhiiviserverile ning laadis sealt alla suuremas koguses faile. Ma ei hakka siinkohal nagu sügavamale kuhugi tehnoloogilistesse detailidesse minema. See ei ole antud uudise kontekstis üldse oluline, aga ilmselt saavad kõik aru, et olukord, kus rakendus lubab, et sõnumeid saavad näha vaid need, kellele need sõnumid on mõeldud, ehk siis saatja ja saaja, aga kui tegelikult saavad neile ligi ka siis kolmanda ettevõtte inimesed ning kuna neid sõnumeid arhiveeritakse ka vaba tekstis, siis ka pahalased, kui nad selle teenusepakkuja nii-öelda ära häkivad, siis see olukord ei ole just kõige meeldivam. Tagatipuks selline turbeuurija ja ajakirjanik nagu Mika Lee võttis ette Telemessage'i Androidi rakenduse ja hakkas seda siis nii-öelda tükkideks lahti võtma ning avastas selle käigus, et rakenduse loogika on niimoodi üles ehitatud, et rakendus saatis sõnumite sisu vaba tekstina oma serveritesse, siis Telemessage'i serveritesse ja siis seejärel sealt Telemessage'i serverist arhiveeris need vaba tekstina edasi sinna, kuhu kasutaja neid soovis. Ehk et lihtsustatuna üks korralik kobarkäkk. Ja tagatipuks selgunud on ka kurb tõsiasi, et seda rakendust on USA-s kasutanud üsna aktiivselt päris mitu riiklikku organisatsiooni ja seda ka juba eelmise presidendi valitsuse ajal. Ehk et kullaauk häkkeritele. Mis me sellest uudisest või nendest 2 uudistest siis kaasa võtame? Esiteks, minu soovitus on see, et kuna sa ei tea, mis rolle sulle sinu elu tulevikus ette viskab, siis igasuguste luukerede vältimiseks on mõistlik kohe algusest peale korralikult käituda, eks? Aga huumor ja nali kõrvale jätta, siis ma olen nõus, me kõik oleme inimesed, me kõik eksime, aga ma isiklikult olen täielikult veendunud ka selles, et teatud rollide ja teatud ametitega lihtsalt käivad kaasas teatud kohustused ja vastutus. Ja sul tegelikult puudub igasugune luksus olla
lohakas, olla hoolimatu ning käituda oma mugavusest lähtuvalt. Lihtsalt puudub, lihtsalt sul ei ole seda võimalust. Paralleele võime tuua näiteks lapsevanemaks olekuga. Sa lihtsalt lapsevanemana vastutad oma lapse heaolu eest. Väga lihtne. Ja sama on ka kõrgemate riigiametnikega, et sa lihtsalt vastutad oma riigi ees ja kui te ei suuda nagu oma mugavusest lahti lasta või kui see riigiametnik ei suuda oma mugavusest lahti lasta, siis julmalt öeldes tuleks nagu valida äkki hoopis teine amet või teine roll. Või ka siis paralleel jälle ettevõtte kontekstis või ettevõtete kontekstis. Et infoturbe tagamine ei ole mingi müütilise ükssarviku nimega turbejuht vastutus. See on iga töötaja vastutus tema töölõigus. Ehk kui panna infoturbe vastutus ainuisikuliselt turbetiimile, siis me saamegi süsteemi ja keskkonna, kus kõik on turvaline, aga midagi ei ole võimalik teha ja tööd ei ole võimalik teha. Aga põhjus on ju väga lihtne, et kui turvalisus oleks näiteks ainuisikuliselt minu vastutus, siis ma teeks kõik endast oleneva, et minu pea ei lendaks, kui sitt ventikasse lendab. Lihtne. Ja üks fun fact paroolide kohta veel ühest uuringust, mida hiljuti just lugesin. Nimelt 79% Gen Z põlvkonda kuulunud vastanutest sellele uuringule ütles, et nad teavad, et parooli taaskasutamine on ohtlik ja sellega kaasnevad riskid, aga 72% nendest teevad seda siiski. Ja isegi kui keskkond teatab, et kasutajaandmed on lekkinud, siis 59% Gen Z vastanutest kasutab kas siis sama või sarnast parooli edasi, selle asemel, et luua uus ja tugev parool. Noored on riskialtimad, pole midagi teha. Liigume edasi, süvapettuste maailma. Selline murelikuks tegev uudis, nimelt deepfake või siis niinimetatud süvapettuse videod on muutumas oma kvaliteedilt nii heaks, et nad põhimõtteliselt suudavad täna jäljendada juba südamelööke. Ehk milles on probleem? Aastaid arvasid turvaspetsid, et süvapettuste videote tuvastamiseks on plaan paigas ja väga lihtne on neid tuvastada, kuna tehisaru ei olnud programmeeritud jäljendama pisikesi muutusi, mis on seotud inimese südametööga. Ja seda eripära ära kasutades on siis võimalik tuvastada, et mis video on süvapettus ja mis video ei ole süvapettus. Et seda ei tuvasta küll niimoodi otseselt inimsilmaga, aga tehnoloogiliste vahenditega on see tuvastatav ja aitab siis nii-öelda terad sõkaldest eraldada. Aga nüüd avaldati siis ajakirjas Frontiers in Imaging, aga uuring, mis selle kaitsemehhanismi ja tuvastusmehhanismi täielikult pensionile saatis. Nimelt viimased uuringud siis näitavad, et uued kõrgekvaliteedilised süvapettuste videod jätavad alles algmaterjalis olnud südametöö mustrid. Ja see siis seabki nii-öelda praegu kasutuses oleva tuvastamise tehnoloogia kahtluse alla. Ehk siis varasem arvamus, et süvapettuste videol puuduvad sellised füsioloogilised signaalid, ei pea enam paika. Nüüd aga siis soovitavad uurijad seda tehnoloogiat edasi arendada ja viia see tehnoloogia siis uuele tasemele ja hakata kasutama näiteks sellist asja, et hakata jälgima nahavärvi muutust, mis on siis seotud vere liikumisega inimese kehas ja tuvastada seda siis näo erinevatel piirkondadel, mitte ainult nagu ühes kohas. Et seda ei suuda tehisaru veel hetkel jäljendada, olgugi et südametöö või siis nii-öelda naha liikumine või keha liikumine südametöö järgi on juba kopeeritud. Et sellist nahavärvi muutumist näos, seda ei suuda tehisaru veel täna jäljendada. Ja kui tuvastustehnoloogia viia sellele tasemele, et selliseid asju tuvastada, siis me ilmselt mõnda aega jälle kaitstud,
aga ma arvan, et see ei ole selline lõplik lahendus, et ilmselt jõuab tehisaru ka sellele järgi ja hakkab ka siis nii-öelda nahavärvi muutumist jäljendama ja me oleme taas lõhkise küna ees, et kuidas sellist tuvastustehnoloogiat parandada. Liigume edasi, räägime sellest, et mis siis saab, kui sul ei ole turbeintsidendi puhul käitumise plaani. Nagu möödunud nädalal rääkisin, siis Inglismaa 3 sellist suurt kaubandusketti sattusid küberründe ohvriks või küberrünnakute alla ja rünnakute eest võttis vastutuse selline grupp nagu Dragon Force, aga tänaseks on siis uurijad jõudnud järeldusele või on vihjeid, et tegelikult on ründajad hoopis seotud sellise kuritegeliku grupiga nagu Scattered Spider. Grupp on tuntud ka teise nimega kui Octo Tempest ja grupp on tuntud selle poolest, et nad on peamiselt siis inglise keelt kõnelevad UK ja USA noored ja suisa teismelised ja nad on kuulsust kogunud tänaseks juba üle 100 rünnakuga erinevate telkode, finantssektorite ja ka kasiinode pihta või siis online gamingu pihta ja tuntum ehk ongi siis rünnak 2023. aastal, kui rünnati selliseid USA suuri kasiinooperaatoreid nagu MGM ja Caesars. Kurioosne on siin ka see, et Caesars maksis 15 miljonit lunaraha, MGM keeldus lunaraha maksmast, kuid pidi maksma hiljem umbes $100 miljonit kahjutasu neile klientidele, kelle info siis rünnaku käigus varastati ja lisaks oli ka siis sadadesse miljonitesse ulatuv kahju seoses majandustegevuse seiskumisega päevadeks. Aga nüüd siis uudis juurde tagasi. Nimelt andis üks Marks & Spenceri ettevõttega seotud inimene teada, et kaubandushiiglasel tegelikult puudus intsidentide puhul tegutsemise plaan, niinimetatud siis incident response plan. Ettevõte näeb hetkel suurt vaeva oma tegevuse taastamiseks. Täielikult on katkenud jätkuvalt selle video salvestamise hetkeni veebimüük. Töötajad on saadetud koju. Tagatipuks ettevõte on kaotanud umbes 500 miljonit naela oma turuväärtusest ja kontekstiks siia juurde veebimüük moodustab ettevõtte kogutuludest umbes 1/3 ja päevas kulutavad inimesed nende veebides umbes 3,8 miljonit naela. See seotud isik mainis siis Sky Newsile veel, et ilmselt kulub Marks & Spenceril kuid, et lõplikult sellest intsidendist taastuda. Lisaks üks teine töötaja mainis samale Sky Newsile, et ettevõttes valitseb hetkel täielik kaos. Lisaks sellele ründele reageerimise plaanile puudus ka jätkusuutlikkuse tagamise või ettevõtte äri jätkusuutlikkuse tagamise plaan taolisteks olukordadeks. Inimesed on väidetavalt stressis, ei saa magada, veedavad nädalavahetusi tööl, osad inimesed üritavad kontoris magada. Sisuliselt remonditakse lennukit õhus olles. Samuti on soovitatud inimestel siis kasutada, nendel Marks & Spenceri töötajatel kasutada tööks oma isiklikke seadmeid. Ei tohi kasutada ettevõtte vestluskanaleid või ettevõtte suhtluskanaleid, näiteks Microsoft Teamsi, vaid tuleb kasutada WhatsAppi. Kõik on üsna paranoilised, kuna ei ole teada seda intsidendi sügavust ega ulatust, ega pole teada, kas pahalased on veel jätkuvalt süsteemides sees või mitte. Mida oli siis Marks & Spenceril selle kohta öelda? Marks & Spenceri kõneisik mainis, tsiteerin, Marks & Spencer has robust business continuity plans and processes in place for managing incidents led by an experienced team. Ma ei hakka seda lauset täielikult tõlkima. Tõlgin nii, nagu mina sellest läbi sõrmede aru saan. Robust business continuity plans and processes tähendab minu tõlkes, et
meil olid väga üldsõnalised plaanid paberil, selleks, et tagada vastavus audititele ja regulatsioonidele. Jätkan personalilainel ehk siis soovitus personalijuhtidele, personalispetsialistidele ja värbajatele. Nimelt viimase nädala jooksul on taas tõusuteel sellised petukampaaniad, mis on suunatud just nimelt neile spetsialistidele. Turbefirma Arctic Wolf annab teada, et selline grupeering nagu Venom Spider, aka TA4557, on uuendanud oma pahavara arsenali ning ründab just nimelt värbamisega tegelevaid inimesi oma uute tööriistadega. Kuidas protsess välja näeb? Nimelt siis soovivad ründajad kandideerida täiesti legaalselt avatud positsioonidele ning siis selle kandideerimise käigus üritatakse siis ettevõtte arvutisse installeerida üks tagauks või pahavara nimega More Eggs. Ja grupeering kasutab siis täiesti tavalisi ja levinud sõnumivahetusplatvorme ja tööpakkumiste keskkondi. Nagu ma ütlesin, kandideerivad siis nende kaudu avatud positsioonidele. Protsess natukene tehnilisemalt lahti rääkides on selline, et tööotsija saadab siis ettevõttele sõnumi, mille sees on link väidetavale eluloo kirjeldusele või CV-le. Kui nüüd personalispetsialist klikkab sellel lingil, siis suunatakse ta ümber hoopis pahalaste kontrolli all olevale veebisaidile, kust siis personaliinimene peaks selle CV alla laadima. Usaldusväärsuse tõstmiseks on sellel saidil ka nii-öelda CAPTCHA kastike ja kui nüüd ohver siis läbib edukalt selle CAPTCHA, loetakse tema arvutisse üks pakitud zip-fail, milles siis väidetavalt on CV sees. Selle asemel on seal zip-failis aga üks link-fail või siis nii-öelda Windowsi kiirkäivitusfail ja pildifail. Pildifail on seal puhtalt tähelepanu kõrvale juhtimiseks ja see link-fail või käivitusfail on siis ründe esimese faasi läbiviimiseks. Jällegi rohkem mitte detailidesse minnes, kui nüüd see spetsialist vajutab sellele link-failile, käivitatakse taustal hunnik erinevaid programme ja käske, muuhulgas avatakse ka WordPad, mis siis jällegi suurendab usaldusväärsust, et näed, WordPad tuli lahti, et siin tegelikult peakski olema ametlikult CV. Tegelikult aga siis taustal toimuva protsessi käigus paigaldatakse ohvri arvutisse pahavara, mis võimaldab siis seejärel arvutist varastada tundlikke andmeid, paroole ja muud seesugust ning muudab põhimõtteliselt selle ohvri arvutiga siis hüppelauaks ettevõtte sees teistesse süsteemidesse tungimiseks. Ehk et taaskord minu soovitus, veenduge kindlasti, mis failidel te klikite, mis on see faili laiend, millele te klikite, kas see fail on see, mida te ootasite ning kui kahtlete, siis kindlasti pöörduge oma ettevõtte IT või siis turbespetsialistide poole. Ja viimase uudisena väike uudis Saksamaa õlletootjalt. Nimelt Saksamaa õlletootja Oettinger Getränke, kes on siis Saksamaa üks suurimaid pruulikodasid ning väidetavalt ka siis maailma 25 suurima pruulikoja seas, sattus küberrünnaku ohvriks. Kurioossel kombel hakati rünnakut uurima alles siis, kui lunavara grupeering avaldas oma lekkeveebis rünnaku kohta ekraanitõmmised ning sõnumi: kallis Oettingeri juhtkond, me oleme kindlad, et teil puudub igasugune huvi, et teie andmed lekiksid või saaksid müüdud kolmandatele osapooltele. Me soovitame teil meiega ühendust võtta. Grupeeringu väitel on neil käes siis sellise tundliku info kullakaevandus ja ettevõte ise üllitas lühikese pressiteate, kus ütles midagi sellist, et uurime hetkel meie pihta suunatud küberrünnakut koostöös turbeekspertide, andmekaitse inspektsiooni ning küberkuritegevuse spetsialistidega. Uurime ka potentsiaalselt andmeleket ja uurimise tundlikkuse tõttu ei saa me rohkem detaile avaldada. Küll aga tootmine ja logistika ei ole küberründe poolt mõjutatud. Ehk kõik õllesõbrad saavad õlut jätkuvalt edasi osta.
see oli tänaseks kõik. Kohtume jälle nädala pärast.